On olemas tavalisi asju, mis paistavad meie silmale lihtsad, kuid kui neid suurendada või mikroskoobi all vaadata, muutuvad need äkitselt väga kummaliseks. Selles videos vaatame erinevate asjade välimust mikroskoobi all. Number 15. Nõela peidetud mägi. Kui vaadata palja silmaga, õmblusnõela ots tundub väga sile ja terav. See näeb välja peaaegu täiuslikult terav, mis suudab läbistada kangast vaid vähese jõuga. Kuid mikroskoobi all näeb asi hoopis teistsugune välja. Sile metall muutub justkui kiviseks mäeks. Siin on näha väikseid sälke, kriimustusi, lohke ja ebaühtlasi kohti isegi kõige siledamal nõelal. Selle ots ei lõpe tegelikult ka täiusliku punktina. Väga lähedalt vaadates on näha, et see on veidi ümar ja kare. See ei tähenda nõel oleks halvasti tehtud. See on siiski palju teravam kui kangakiud. Aga kui mitu korda suurendada, selgub, et isegi kõige väiksematel asjadel on tegelikult puudusi, mida meie silmad ei suuda näha. Sama juhtub ka noa ja habemenuga teraga. Serv, mis näib sirge ja sile, osutub lähemal vaatusel täis väikseid sakke, pragusid ja kriimustusi. Mida rohkem habemenuga tera kasutatakse, seda rohkem selle osi paindub või kulub ära. Seetõttu, isegi kui habemenuga näeb välja veel korralik, võib see siiski kuluda. Mikroskoobi all on selgelt näha, kuidas selle õhuke serv järk-järgult kahjustub. 14. Väikesed konksud takjapaela taga. Tavaliselt näeme takjapaela kingadel, kottidel, riietel ja teistel asjadel, mida on vaja lihtsalt avada ja sulgeda. Aga seda ei hoia koos liim. See koosneb kahest erinevast osast. Ühel poolel on väga palju väikseid konksukesi, samal ajal kui teisel poolel on tehmed aasad. Mikroskoobi all kare pool näeb välja nagu rida väikseid konksukesi. Need on kõik ühes suunas ja nende otsad on kõverad, nagu väikesed kalapüügikonksud. Pehme pool näeb välja nagu paks ja sassis vaip, mis on tehtud paljudest niidilingudest. Kui need kaks poolt kokku panna, väikesed konksud haakuvad aasadesse. Üksik konks ei hoia tugevalt, kuid kuna sadu või tuhandeid konksusid haakuvad korraga, muutub ühendus tugevaks. Kui proovida neid lahti tõmmata, konksud vabanevad aasadest ükshaaval. See ongi põhjus, miks kostab tuttav heli, kui takjapael lahti tõmmata. See idee sai alguse 1941. aastal. Šveitsi insener George de Mestral märkas, et takjad või ogalised taimeviljad kleepusid tema riiete ja tema koerakarvade külge. Kui ta vaatas neid takkeid mikroskoobi all, ta nägi, et need olid täis väikseid konksukesi, mis haakusid riidekiudude ja karvade külge. Ta jäljendas seda looduse lihtsat süsteemi ja lõi takjapaela ehk konksu ja aasa kinniti. See on selge näide biomimeetikast. Idee ammutamine loodusest, et luua kasulik leiutis. Number 13. Maasika võõrapärane pind. Maasikas näeb välja nagu lihtne punane vili, millel on väikesed kollased või pruunid täpid peal. Tavaliselt nimetame neid täppe seemneteks. Kuid botaanikas ei ole need lihtsalt seemned. Iga täpp on väike ja kuiv vili, mida nimetatakse pähklikeseks. Iga pähklikese sees on üks tõeline seeme. Samal ajal ei ole see pehme ja punane osa, mida me sööme, tegelikult tõeline vili. See on õie kasvanud osa, mida nimetatakse õiepõhjaks. Mikroskoobi all maasika pind ei ole sile. Sügavad vaod ja väikesed lohud on näha pähklikeste vahel. Iga pähklike näeb välja nagu väike kollane või pruun kivi, mis on punasesse pinda vajunud. Mõnes kohas on ka väga peened karvad, mida palja silmaga peaaegu ei näe. Seetõttu näeb maasikas välja nagu kuiv maa, millel on väikesed kivid, lohud ja kiud. Pähklikesed on samuti olulised maasika kasvamisel. Need toodavad taimehormoone, mis aitavad punasel viljaosal kasvada. Seega pole need väikesed täpid, mida me sageli ei märka, lihtsalt kaunistuseks. Need on tõeline osa viljast ja olulised kogu maasika kasvamise juures. Tavalisel vaatusel on see lihtsalt tuttav vili, kuid mikroskoobi all see näeb välja nagu kummaline planeet, mis on täis väikeseid künkaid, lohke ja elavaid detaile. Number 12. Elav maailm inimese veres. Kui sõrm saab vigastada, tundub veri lihtsalt tavalise punase vedelikuna, aga mikroskoobi all võib näha, et see on täis eri rakke, millest igal ühel on oma ülesanne. Rohkem kui pool verest on plasma. See on kahvatud kollane vedelik, mis kannab toitaineid, hormone, valke ja jääkaineid keha erinevatesse osadesse. Ülejäänud osa koosneb punastest vererakkudest, valgedest vererakkudest ja vereliistakutest. Kõige rohkem on punaseid vererakke,
Need näevad välja nagu väikesed õhukesed kettad, mille keskel on väike lohk. Selline kuju annab neile suurema pindala, et nad saaksid tõhusamat hapnikku transportida. Need on paindlikud. Nad suudavad painduda ja pugeda läbi väga kitsaste kapillaaride enne, kui nad oma algse kuju taastavad. Valged vererakud on aga suuremad. Need on osa immuunsüsteemist ja aitavad kehal võidelda bakterite, viirustega ja teiste haigusi põhjustavate teguritega. Trombotsüüdid on kõige väiksemad. Kui tekib haav, kogunevad need kiiresti kahjustatud veresoone ossa. Nad moodustavad ajutise tõkke ja aitavad kaasa verehüübe tekkimisele, mis takistab verejooksu jätkumist. Seega pole väike tilk verd lihtsalt punane vedelik. See on elav ja tegus süsteem, mis pidevalt toimetab hapnikku, võitleb haigustega ja parandab haavu. Number 11. Liblika tiiva salajased värvid. Kui näed morfoliblika läikivaid siniseid tiibu, tundub nagu oleks need kaetud erksa metallikvärviga. Kuid see sinine, mida me näeme, ei ole tavaline sinine pigment. Mikroskoobi all selgub, et tiib on kaetud tuhandete tillukeste soomustega. Need on üksteise peal nagu katusekivid ja koosnevad kitiinist, sellest tugevast materjalist, mis moodustab ka putukate väliskesta. Igal soomusel on väga peened harjad ja kihid, mis on isegi väiksemad kui inimese juuksekarva laius. Kui sellele langeb valge valgus, see peegeldab tugevamalt valguse sinist osa, samal ajal kui teised värvid vähenevad. Seda nimetatakse struktuurvärvuseks. See tähendab, et värv tekib tänu mikroskoopiliste struktuuride kujule ja paigutusele. Mitte ainult pigmendi tõttu. Seetõttu muutub ka läige ja värv, kui muutub tiibade või valguse nurk. Teadlased ja insenerid jäljendavad nüüd seda süsteemi, et luua erksaid värve, mis ei tuhmu kergesti. Seda saab kasutada turvasüsteemides ja märgistustes, andurites, katetes ja teistes uutes materjalides. Tavalisel vaatlusel tundub liblika tiib lihtsalt värviline, aga mikroskoobi all näeb väga väikest struktuuri, mis juhib valgust ja loob värvi ilma tavalise värvita. Number 10. Soola ja suhkru peidetud kristallikujud. Kuigi sool ja suhkur asuvad köögis kõrvuti, näevad nad mikroskoobi all täiesti erinevad välja. Tavaline sool koosneb naatriumkloriidist. Kui see kristalliseerub, siis naatriumi ja kloriidioonid paigutuvad kuubilisse mustrisse. Seetõttu näevad paljud soolaterad välja nagu väikesed kastid. Iga tera ei pruugi olla täiuslik purustamise ja töötlemise tõttu, kuid siiski on näha lamedaid külgi ja peaaegu 90-kraadiseid nurki. Suhkur on aga teistsugune. Lauasuhkur koosneb sahharoosist. Selle molekulid on suuremad ja keerulisemad, seetõttu ei moodustu kuubikukujulisi kristalle. Mikroskoobi all näevad suhkruterad välja nagu pikad klaasitükid. Neil on teravad nurgad, kaldusservad ja ebakorrapärane kuju. Kui valgus neile peale paistab, helgivad nende lamedad pinnad. Seega, kuigi sool ja suhkur on mõlemad valged ja teralised, näitab mikroskoop, et neil on omaenda kristallstruktuur. Väljaspoolt nähtav kuju on tulemuseks sellest, kuidas imepisikesed osakesed seespool on paigutatud. Number 9. Imelik mets sinu keelel. Kui sa vaatad peeglisse, tundub su keel pehme ja peaaegu sile, aga mikroskoobi all see meenutab maad, mis on täis väikseid tippe, kühme ja nokki. Keele pind on kaetud mügarikega, mida nimetatakse papillideks. Nende kuju ja ülesanne ei ole ühesugused. Kõige rohkem on filiformseid papille. Need on teravad ja tihedalt koos. Mikroskoobi all näevad need välja nagu väikesed ogad, mis seisavad keele pinnal püsti. Neil ei ole maitsepungi. Nende peamine ülesanne on muuta keel karedaks, et oleks lihtsam toitu haarata, liigutada ja purustada toitu närimise ajal. Nende vahel võib näha fugiformseid papille, need on ümaramad ja punakamad ning näevad välja nagu väikesed seened. Fungiformsetel papillidel on maitsepungi, kuid mitte kõik keelekühmud ei tunne otseselt maitset. Maitsepungi leidub ka teist tüüpi papillidel, mida võib leida keele külgedel ja tagaosas. Seega ei ole keelepind lihtsalt roosa nahk. See on keeruline süsteem, mis aitab maitsmisel, närimisel, neelamisel ja toidu tekstuuri ja temperatuuri tajumisel. Number 8. Habemenuga pärast raseerimist. Kui habemenuga on äsja avatud, on selle tera väga õhuke ja peaaegu täiesti ühtlane. Aga pärast seda, kui see on läbinud kõvad karvakiud, hakkab selle ots muutuma. Mikroskoobi all on näha väikseid pragusid, kilde ja osaliselt kõverdunud osi. Mida rohkem seda korduvalt kasutatakse, seda rohkem kahjustatud osi tekib ja kunagine terav serv muutub ebaühtlaseks.
see on üllatav, sest juuksed on pehmemad kui teras, kuid MIT inseneride uuringu kohaselt väikesed teraosad võivad murduda, kui juuksekarv tabab metalli nõrka kohta vale nurga alt. Selleks, et habemenuga nüriks muutuks, ei pea suur osa metallist kaduma. Piisab sellest, kui tera väga õhuke serv saab kahjustada. Kui mõrad ja killud suurenevad, muutub juuste lõikamine raskemaks ning tera hakkab nahka tõmbama või hõõruma. Seega nüristunud habemenuga ei ole lihtsalt tera, mis aeglaselt kulub. See on ka tera, mis kaotab mikroskoopilisel tasemel oma õige ja ühtlase kuju. 7. Tillukesed maailmad, mis peituvad õietolmus. Õietolm näeb välja nagu peen kollane tolm, mida võib näha lillede peal, kuid mikroskoobi all on näha, et iga tera kuju ei ole ühesugune. Mõned õietolmu terad on ümmargused ja kaetud teravate ogadega, teised on piklikud, kolmnurksed või väikeste aukude ja triipudega pinnal. Mõned näevad välja nagu väikesed pallid, kroonid või kummalised ehted. Need kujundid ei ole ainult ilu pärast. Karedad ja kleepuvad õietolmuterad kinnituvad kergemini mesilaste ja teiste putukate karvade külge. Kui putukas liigub teisele lillele, viib ta õietolmu endaga kaasa. Teised õietolmuterad on kerged ja siledad, et tuul saaks neid kergemini kanda. Õietolmul on ka tugev välimine kiht, mida nimetatakse eksiiniks. See kaitseb õietolmu sisu, kui seda teise lille juurde viiakse. Kui see jõuab õigesse kohta, võib areneda õietolmu toru, mis on vajalik seemle tekkeks. Õietolmu kasutatakse ka mõningates uurimustes. Kuna on võimalik kindlaks teha, millisest taimest see pärineb, võib riietele, jalanõudele, sõidukile või mõnda kohta jäänud õietolm aidata kindlaks teha, kust mingi ese või inimene pärit on. Tavalisel vaatusel tundub see lihtsalt tolmuna. Aga mikroskoobi all igal õietolmud teral on oma kuju ja süsteem, mis aitab kaasa taimede pidevale paljunemisele. Number 6. Peidetud vääriskivid liiva sees. Kui me rannas vaatame, tundub, et kõik liivaterad on ühesugused, kuid mikroskoobi all iga tera võib olla erinevat värvi, kuju ja päritoluga. Liiv ei ole ühte tüüpi materjal. See viitab väikeste osakeste suurusele, mitte sellele, millest need koosnevad. Need võivad pärineda purustatud kivimitest, mineraalidest, kärpidest, korallist või vulkaanilisest materjalist. Mõnel rannal on enamik liivast tehtud kvartsist. Vulkaanilistel saartel võib olla musti basaldi või vulkaanilise klaasitükke. Mõnes teises kohas koosneb valge liiv väikestest korallide ja mereelukate kestade osadest. Suurendades näeb mõni tera välja nagu läbipaistev kristall. Teised on punased, rohelised, roosad, merevaigu kollased või mustad. Mõned terad on siledad, sest lained on neid kaua veeretanud. Samas kui teised on teravad, kuna on just kivist eraldunud. See tähendab, et peotäis liiva võib sisaldada tuhandeid väikseid tükikesi mägedest, vulkaanidest, jõgedest ja ookeanidest. Kaugelt vaadates tundub see lihtsalt tavaline rand. Aga mikroskoobi all see näeb välja nagu väike vääriskivide kollektsioon, millest igalühel on oma lugu. Number 5. Muusika, mis on graveeritud vinüülplaadile. Vinüülplaat ei salvesta muusikat digitaalse failina. Heli on otsesele pinnale graveeritud. Seal on väga pikk spiraalne soon, mis algab plaadi välisservast ja keerleb keskpunkti suunas. Tavalisel vaatusel näeb soon välja nagu õhuke joon. Aga mikroskoobi all on näha väga väikseid lainetusi ja muutusi selle servades. Need mustrid on salvestatud helifüüsiline kuju. Kui vinüül pöörleb, järgib nõel ehk stüürussoont. Stüürus liigub ja vibreerib vastavalt väikestele muutustele soonel. See liikumine muudetakse elektriliseks signaaliks. Seejärel võimendatakse see ja kõlarid esitavad selle muusika või häälena. Salvestise vaiksemates osades on soone liikumine väiksem. Kui heli on valjem, on see liikumine suurem. Muster erineb ka sõltuvalt heli kõrgusest, instrumentidest ja häältest, mis kõlavad samaaegselt. Seetõttu näib mikroskoobi all, nagu näeksid muusikat, mis on muutunud füüsiliseks mustriks. Enne kui see kõlaritest kostab, iga laul on juba graveeritud vinüüli pinnale imepisikeste liigutustena. 4. Inimese juuksepind, mis meenutab katusekive. Kui seda palja silmaga vaadata, näib üks juuksekarv sile ja sirge. Kuid mikroskoobi all on näha, et selle välispind koosneb üksteise peale asetatud väikestest rakkudest, mis meenutavad katusekive. Seda nimetatakse kutiikulaks. Kui juuksed on terved, on kutiikulad korralikult ja tihedalt juuksevarre küljes. Kuna pind on ühtlane, peegeldab see valgust paremini ja juuksed näevad läikivad välja.
aga kui kutiikulad saavad kahjustada tugeva kuumuse, kemikaalide või korduva hõõrumise tõttu, võivad mõned kutiikulad kerkida, lõheneda või isegi ära tulla. Selle tõttu muutuvad juuksed karedaks, kuivaks ja kipuvad kergesti pusasse minema. Mikroskoobi all on lõhenenud juukseotsad ka selgemini näha. Selle asemel, et juuksekarv oleks ühtne ja korralik, jaguneb ots nagu vana köis, mis tasapisi hargneb. Kui juuksevars juba lõheneb, ei saa seda enam püsivalt taastada. Juuksehooldustooted võivad selle välimust ajutiselt siluda, kuid kahjustatud osa äralõikamine on otsene viis lõhenenud juukseotste eemaldamiseks. Kolmandaks, lumehelbe sees peituv jäine kunst. Tavalisel vaatusel lumi tundub lihtsalt väikeste valgete teradena, kuid mikroskoobi all on igal lumekristallil oma detailne muster. See näeb välja justkui jäässe graveeritud. Lumehelves hakkab moodustuma siis, kui veeaura kleepub ja külmub väga väikesele osakesele pilves, näiteks tolmu või õietolmu osakesele. Kuna veemolekulid paigutuvad jäätudes kindlal viisil, on jääkristallidel tavaliselt kuueharuline ehk heksagonaalne muster. Kui see pilves alla sajab, lisandub sellele pidevalt veeaura. Selle kuju sõltub temperatuurist ja niiskuse hulgast, millest see läbi läheb. See võib muutuda õukeseks plaadiks. Pikk nõel või haruline kuju, mis meenutab väikest tähte, ei ole lihtne leida kahte keerulist lumehelvest, mis oleksid täpselt ühesugused. Igaühe teekond läbi õhu, temperatuuri ja niiskuse on erinev selle tekkimise ajal. Ühe lumehelbe 6 haru on aga peaaegu ühesugused, sest nad kogevad ümbritseva keskkonna muutusi samal ajal. Seetõttu ei ole lumehelves lihtsalt külmunud vesi. See on väga väike pilvetingimuste salvestis, millest see läbi läks. Number 2. Mikroskeemi sees olev minilinn. Mikroskeem, mis asub mobiiltelefonis, arvuti, sõidukis ja paljudes moodsates masinates, on see väga väike, kuid mikroskoobi all. See näeb välja nagu väga tihe linn. Siin on näha palju jooni, ruute ja kattuvaid mustreid. Need näevad välja nagu teed ja hooned. Tegelikult on need aga osa elektroonilisest vooluringist. Üks selle kõige olulisemaid osi on transistorid. Need on väikesed elektroonilised lilitid, mis juhivad elektrisignaalide voogu. Neid ühendavad väga õhukesed metallijooned. Tänu väga paljudele transistoritele, mis kiiresti avanevad ja sulguvad, suudab kiip teha arvutusi ja täita juhiseid, mida seade vajab. Kaasaegsete kiipide pisidetailid on väga väikesed. Seetõttu ei piisa tavalisest trükkimismeetodist. Mõnede kaasaegsete kiipide tootmisel kasutatakse äärmusliku ultraviolettkiirguse ehk EUV litograafiat, mille valguse lainepikkus on umbes 13,5 nanomeetrit. Nimi 3 nanomeetrit või 2 nanomeetrit. Ei tähenda ka seda, et iga transistori suurus oleks täpselt selline. See on ühe tootmistehnoloogia põlvkonna nimi. Meie silmale on see lihtsalt üks lihtne ränitükk. Aga selle sees on väga keeruline vooluahel, mis suudab töödelda tohutul hulgal infot vaid mõne sekundiga. Number 1. Mikroskoopiline vesikaru. Tardigraad on väga väike loom, mida tuntakse rohkem vesikaru nime all. Enamik neist on väiksemad kui 1 millimeeter. Neil on ümar ja lühike keha, 4 paari jalgu ning igal jalal väikesed küünised. Mikroskoobi all nad näevad välja nagu väikesed ja aeglased karud, kes kõnnivad vees. Tavaliselt leidub neid samblikes, mullas, magevees ja meres. Nad ei ole surematud, aga mõned liigid on tuntud selle poolest, et suudavad taluda äärmuslikke tingimusi. Kui ümbrus kuivab, võib tardigraad oma keha kokku tõmmata ja voltida, et minna seisundisse. Selles seisundis nende ainevahetus aeglustub väga palju ja nad võivad jääda mitteaktiivseks seni, kuni vesi tagasi tuleb. Kui nad saavad uuesti märjaks, võivad nad normaalsele tegevusele naasta, kui nad pole liiga palju kahjustada saanud. 2007. aasta kosmosekatse tõestas samuti, et mõned tardigraadid jäid ellu pärast kokkupuudet vaakumi ja teiste madalal maaorbiidil valitsevate tingimustega. Aga see ei tähenda, et kõik neist suudaksid piiramatult kosmoses ellu jääda. Nende vastupidavus sõltub liigist, kokkupuute kestusest ja sellest, kas nad on aktiivses või kuivatatud olekus. See on põhjus, miks tardigraad on eriline. Mikroskoobi all näeb see välja nagu lihtne multifilmi loom. Aga sellel on ellujäämissüsteem, mida teadlased jätkuvalt uurivad. Meile nähtamatus maailmas on see meeldetuletus, et isegi kõige väiksemal olendil võib olla väga keeruline ja imetusväärne võimekus.